Ja tere tulemast edasi-tagasi paremale-vasakule, kuhu iganes uude saatesse. See saade on midagi teist kui lihtsalt podcastid. See saade on siis reageerimine ehk siis reageerime otse ja toorelt. Ma selles suhtes nagu natukene ikkagi hoian ennast tagasi, sellepärast et viimasel ajal on hakanud inimesed armastama hästi palju kõiki kohtusse anda. Ja kuna ma ei viitsi tegeleda selliste asjadega, siis ma lihtsalt kommenteerin ja ütlen kõikidele asjadele oma arvamuse. Ja nagu ka Eesti seaduste kohaselt on õigus igal inimesel oma arvamusele, veendumustele ja usule, siis seda ma ka teen. Paragrahv number 41, et mitte mingil juhul nii-öelda siis mingisugust viga teha, võite ise läbi lugeda. On seal väga selgelt kirjas selline asi, et igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele ja kedagi ei tohi sundida neid muutma. Veendumustega ei saa vabandada õigusrikkumist, kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikult vastutusele. Seega minu veendumus, minu arvamus ja kõik see on selline, et minu arvates on enamus asjad täna maailmas ja ka Eestis valesti ja sellepärast me võikski nendele asjadele reageerida. Vaatame siis teiega koos neid asju üle. Kui sul tekib ka tunne, et sa võiksid ka oma arvamust avaldada, siis siin all kommentaaris palun tee seda. Selleks esimeseks osaks olen ma siis välja valinud 4 erinevat klippi, mida ma kavatsen siis kommenteerida. Sina saad ka siis siia juurde lisada veel oma kommentaari. Kui sa tahad nii-öelda siis saada tulevikus ka enda klippe, siis meil on olemas kinnine kogukond otsetoored.com, seal sa saad seda teha ja saata mulle isiklikult ka klippe, mida ma võin võtta siis nii-öelda siis saatesse. Alustame, ma arvan, praegu esimese klipiga ja see esimene klipp on siis seotud ühe postitusega, mille siis on teinud Riigikogu liige Anastasia Kovalenko-Kõlvart ja ta on jaganud väga asjalikku informatsiooni, mis tegelikult meie riigis toimub ja ma arvan, et me kõik peaksime sellest teadma. Ehk siis ma mängin siin nii-öelda siis ette, kui sa tahad rahulikult hiljem seda vaadata, siis sa saad ka rahulikult hiljem vaadata. Minu eesmärk on lihtsalt siit välja võtta sellised mõttekohad, aga ma soovitan sul kindlasti ka minna ja vaadata ja kuulata tema enda Facebooki lehelt täis pika osa ära. Mina lihtsalt kommenteerin seda praegu. Ehk siis see on minu lihtsalt kommentaar. Vaatame siis seda koos. Meil on viimase 10 aasta jooksul 2 riiklikku lennufirmat läinud pankrotti. Ja inimene, kes oli mõlema lennufirma puhul selle vastutusala minister, on meil nüüd riigi peaminister. Ehk siis tegemist on Kristen Michaliga ja oli see peaminister ja täpselt. Tüüp on lasknud 2 lennufirmat pankrotti ja nüüd laseb Eesti riigi pankrotti. Super, hea valik. 2 lennufirmat pankrotis. Et ma ei tea, kas on mõni teine riik, kes saab sarnaseid saavutusi ette näidata. Ei ole, Eesti saab ette näidata. Eesti on maailmas kõige suuremaid rekordid purustav riik, milles me oleme head. Me oleme head IT-s, meil on head erinevad startup ettevõtted, me oleme number 1 või parim rahapesus ja kõige naljakam asi on see, et praegu Eesti riigis pesid lihtsalt kõrged riigiametnikud mingi 200 miljardit läbi, on. Ja siis, kes vastutame ikka meie, tavarahvas, meid on vaja kontrollida, meid on vaja peedistada, meie käest on vaja küsida, kuhu sa oma 50 eurose kannad, miks sa kannad, mis see inimene teeb, kas ta teab, et sa kannad, on ja mida iganes. Meid tavarahvast on vaja sellepärast kiusata, sest riigi eesotsas olevad sest meie oleme ju süüdi, sest meie valisime nad sinna ette otsa. Nüüd on vaja meid kottima hakata. Kristen Michal, Eesti peaminister, Kaja Kallas, whatever, kõik peaministrid, suht pekkis seis. Kuulame edasi. Eesti Energia tütarettevõtete osas on parasjagu käimas 2 kriminaalmenetlust. 30 aasta põlevkivivarud müüakse salaja erafirmal maha, mitte keegi ei tea. Aga kas see on esimene kord, kui Reformierakond teeb selliseid asju? Kommenteerige palun siia alla, kas see on esimene kord, kui Reformierakond teeb selliseid asju, et ta müüb salaja Eesti riigi või ütleme need kuskile kaob ära. Ma ka ei tea, kirjutage teie. Riigi postiettevõte Omniva. Sellega on nüüd tänaseks jõutud nii kaugele, et seal on nii hästi arendatud pakiteenust, et nüüd siis seda erastatakse. Ja igal pool üks ja sama muster. Nõukogu ei teosta järelevalvet selle üle, mis toimub ettevõttes. Alustame Nordicast. Viimased aastad Nordica ei teinud mitte ühtegi lendu Tallinnast. Hoopiski ajas mingit rahvusvahelistel. Et üleüldse, kuidas on võimalik, et meil on riiklik lennuettevõte, mis Eestis põhimõtteliselt ei lennanud. Ja ikka läks pankrotti. Ja mida tõi välja erikontroll? Juhatus ajas täiesti oma asja. Nõukogu ei olnud sellest teadlik. Juhatus ajas täiesti oma asja. Minu arust praegu Eesti riik ajab ka täiesti oma asja.
täiesti oma teemat tahetakse, ei mingit äkki, et küsiks rahva käest, et kuidas teie soovite, et kas me paneme automaksu juurde, tõstame käibemaksu või mitte, langetame toitude käibemaksu või mitte, aina, kütuseaktsiisi. Ma arvan, et seda ei pea tegema, et ajame oma asja lihtsalt. Teeme niimoodi, et las riik ajab oma asja ja las rahvas ajab oma asja ja rahva eesmärk peaks olema ikkagi riigile raha teenida, et riik saaks edasi toimetada ja oma asju edasi teha. See on ju riigi kõige suurem eesmärk ikka omi asju edasi ajada omamoodi, mitte rahva moodi. Nõukogu isegi tihtipeale dokumente ei küsinud või isegi kui küsis, dokumente edastan. Ja nõukogu lubas võtta riske, mis muidugi ei tasunud ennast ära. Omniva. Kordub Nordica kaasus. Esiteks omanike ootustesse on minister pannud, et esmane eesmärk on tulu teenimine. No mida tehakse? Minnaksegi ärivõimalusi otsima. Ainult jällegi, täpselt nagu Nordicaga riske ei arvestata, tekitatakse 3 miljonit eurot kahju. Sellest valmib aastal 2021 salajane erikontroll. Andres Suti juhtimisel peidetakse sahtlisse ära, õiguskaitseorganid ei teavitab ja siiamaani on see salastatud, isegi erikomisjon ei saa selle tervet versiooni kätte. Kas mul on nagu tunne, et nagu see kuidagi meenutab mingisugust asja, mis alles hiljaaegu kuskil Eestis välja kuskil meedias tuli või et see, et nagu peidetakse ära ja mingi, kas mulle, kas teile ei meenu mingisugune 10 aasta tagune juhtum? Võib-olla ma mäletan valesti, ma ka ei tea. Täna siis Omnivat erastatakse. Eesti Energia. 2 kriminaalasja käimas korraga. Eraldi peatume Enefit Greeni, ehk siis tütarettevõte, mis tegeleb taastuvenergiaga. Korra, mis siis sellega toimus, et jälle, et kuidas riik omanikuna on käitunud. 5 aastat tagasi Reformierakonna rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus tegi otsuse, tuleks erastada üks osa Eesti Energiast, seesama Enefit Green. Kas ei ole mitte see sama seltskond, kes erastas ka Eesti kõik need mingid vanadekodud või? Kas nagu kas ikka kuidagi nagu mingi, see on kuidagi nagu mingi monopoli moodi tundub olevat see kõik see, mis riigiasutused ja see tundub täpselt selliselt olevat, et kõige magusamad ettevõtmised on erastatud ja neid rahastab riik. Et kas see ongi nagu meie poliitika ja riigi siis see eesmärk või võib-olla ma saan ma arvan, ma saan valesti aru asjadest. Börsile. Siis tuli järgmine Reformierakonna minister Mart Võrklaev ütles, et teate, võiks tegelikult veel rohkem erastada Eesti Energiat, veel rohkem viia börsile. Aga siis tuli 3. Reformierakonna rahandusminister Jürgen Ligi, teate, ei, me peame hoopiski tagasi ostma. No Jürgen Ligi on nagu omaette tasevend lihtsalt. Ei ole olemas halba inimest, vaid vahel mõni inimene lihtsalt on hea näide sellest, mida tähendab halb poliitik. Ma ei tea, lihtsalt niisama ütlesin siia vahele. Ostetigi börsilt see Enefit Green tagasi. Ja kogu see edasi-tagasi ostmüük läks veel maksumaksjale maksma 68 miljonit eurot. Aga ka see pole kõik, sest tänaseks tuli välja asjaolu, mille osas ma esitasin kohe ka oma kahtlused, mida käsitlesin ka erikomisjonis, olid konkreetsed inimesed, kes kasutasid ära siseinfot, inimesed, kes teadsid, et riik plaanib suurema hinna eest selle Enefit Greeni tagasi osta ja siis vahetult enne seda ostsid suuremas koguses aktsiad kokku ja rikastusid ebaseaduslikult. Minu jaoks tekib küsimus, kui selliseid asju on võimalik teha, siis kas neid asju kontrollitakse ka? Ja ma arvan, et kõigile meile jääb see mulje, et kui ei kontrollita ja kui need inimesed ei pea vastutama need asjade eest, siis ilmselgelt me teame seda, miks see nii on. Ja siis öeldakse meie kohta, et oi, me oleme vaktsiinivastased, me oleme vandenõuteoreetikud, lamemaalased, mis asi sellegi fooliummütsid, mis iganes inimesed. Super! Aitäh teile, riik, et te arvate oma rahvast niimoodi. Aitäh teile, riik, et te arvate nendest inimestest, kes mõtlevad natuke rohkem kaasa selliselt. Aitäh teile! Ja mis on huvitav fakt? Üks inimene, kellele on esitatud täna kahtlust, on endine Enefit Greeni juht Aavo Kärmas, aga arvake ära, kust enne seda oli Omniva juht. Siis, kui tekiti see sama 3 miljonit eurot kahju valmis erikontroll, mis on tänaseni pooleldi salastatud. Salastatud asjad on minu arust vaab see nagu ülikõva asi veel. Sellepärast, et nagu kui sa salastad midagi ära, siis minu jaoks tekib küsimus, milleks salastada. Ehe näide näiteks see, kui tulid nii-öelda siis koroona ajal koroonavaktsiinid Eestisse, siis salastati kõik see koroonavaktsiinidega seotud ja üldse koroonaga seotud asjad 75 aastaks. Kas sul ei teki kohe küsimus, et aga miks me salastame neid asju? Rahva eest, riik, kes peaks rahvast nagu teenindama, salastab rahva eest mingid asjad, mis põhjusel huvitav. Miks rahvas ei või teada, mida riik teeb rahva rahaga? Võib-olla. Liigume edasi. Viimane uudis. 30 aasta põlevkivi varurastamine. Ilma avaliku aruteluta. Eesti Energia lihtsalt müüs maha eraettevõttele kaeveõigused, mis puutusid üle 100 miljoni tonni põlevkivi varusid. Minister Jürgen Ligi ütleb, et ei tea sellest midagi. Minister Andres Sutt ütleb, et ei tea sellest midagi. Kliimaministeeriumi ametnikud jätavad tulemata erikomisjoni, ütlevad, et ministeerium ei ole mitte kuidagi seotud. Aga teil on esindajad määratud Eesti Energia nõukogusse. Keda esindavad need nõukogu liikmed? Kui teie väidate, et ministeeriumit keegi ei ole sellega seotud. Kes on siis Eesti Energia omanik? Mida need inimesed nõukogus teevad? Ja see on väga mugav taktika. Mitte keegi ei vastuta. Omanikku ei ole.
Et tuleme uue seadusega välja, tuleme ja mõtleme, kuidas me hakkame paremini nimetama inimesi nõukogudes. Aga milleks? Sest mitte keegi tegelikult ei vastuta. No seesama põlevkivivaru küsimus. Me saame aru, et selle taga on konkreetsed huvid ja on konkreetset põhjust, miks see ministrid on täna peidavad. Põlevkivivaru väärtuseks on erinevad eksperdid hinnanud, et see võib ulatuda üle miljardi euro. See müüdi maha 15 miljonit. Ja meil isegi ei ole kindlustada, kas see 15 miljonit on reaalne number, sest Eesti Energia keeldub andmast infot ja näitamast neid dokumente erikomisjoni liikmetele. Ja see tõttu on väga hea meel, et Janar Holm ütles esmaspäeval istungil, et nemad hakkavad omalt poolt seda küsimust uurima. Ma siin tõin välja väikese osa sellest, mis meil riigiettevõtetega on toimunud, aga see ongi palju laiem probleem, probleem on palju sügav. Riik, valitsus tegelikult täna ei tea, millega riigiettevõtted peavad tegelema, mis seal toimub. Aitäh. Mis ma oskan öelda, mis ma oskan kommenteerida. Minu jaoks tekib nagu selline koht, et selline küsimus, et surutakse peale, et põlevkivi on hästi halb ja hästi see, teine, kolmas, on ja sellega ei saa kütta, sellega ei saa elektrit teha, sellega ei saa mitte midagi põhimõtteliselt teha, see on nii halb ja ma ei tea, kõike sellist. Võib-olla ma mäletan valesti, värskendage minu mälu. Ja siis surutakse peale, et me tahame nii-öelda, siis meil on vaja mingisuguseid rohepöörde, mingisuguseid tiivikuid asju igale poole parke teha, ja kellele see kasulik on? Kellele see kasulik on? Liigume nüüd edasi. Põlevkivi nüüd tehti maha, see ei ole kellegile hea, see ei ole tervislik, see ei ole kasulik, see on rohepöörde vastu, mida iganes. Ja nüüd tuleb välja, et selle väärtus võib olla kuni miljard või isegi rohkem ja müüdi maha 15 miljoniga. Ehk siis väga kaval on rohepöörde varjus tuua selle väärtus alla, osta see ise ära ja siis nüüd hakata rääkima, et tegelikult oleks seda ikkagi vaja, kui see on jõudnud erakätesse. Ülikõva. See on next level teema, väga hästi tehtud. Võtame ette järgmise asja. Siim Pohlak, ka Riigikogu liige, postitas väga huvitava video Facebooki seinale. Vaatame koos seda. Ma imestan seda asja, et tüübid on nagu Toyota klubis, vaata, et nagu samas klubis olevad inimesed võiks omavahel ikka läbi saada. Vaata. Kui sul on Toyota, reegleid rikub Toyota mees, siis te olete ju samas klubis. Ma olen küll näiteks tähele pannud, et kui Mersu inimesed sõidavad ja reastuvad, siis Mersud lasevad alati vahele, veits huvitav. Aga ma ka ei tea, ühesõnaga see on minu enda isiklik arvamus. Järgmine asi, kes on teadlikud sellest, alles hiljaaegu postitati YouTube'i selline video või selline nii-öelda siis ajakirjanduslik uurimustöö härra Toomas Legranti poolt, kes nii-öelda siis uuris, kes on rahakratt. Tänaseks on see video kahjuks eemaldatud, aga keegi aktivist on suutnud selle video juba nii-öelda siis üles postitada ja see link on kenasti ka meil otse ja toorelt kogukonnas kommentaaridena olemas. Seega, kui sa tahad liitu tasuta otse ja toorelt kogukonnaga siin all Telegramis ja seal kuskil on see videolink juba olemas, keegi suutis selle üles laadida ja inimesed juba vaatavad seda, ehk siis kui sa tahad näha. Ülikõva tegu, mida härra Toomas Legrant on teinud, siis tegelikult Eesti finantskultuuri veavad eest väga väike seltskond. Seal on väga väikene seltskond inimesi, kes otsustab ja suunab Eesti rahvast, Eesti riiki õigetesse kohtadesse investeerima, saades ise sellest kasu. Tõenäoliselt eksin selles, aga kui keegi teist viitsib teha põhjaliku uurimustöö, mida soovitavad investeerimisfestivalil esinevad inimesed. Viimane asi, millest ma tahaks rääkida, on väga huvitav saade, mis tuli, on viimane Kuuurija saade, mis räägib sellisest raamatust nagu Sündikaat 2. On selle raamatu nimi, väga huvitav. Väga huvitav saade igal juhul, et see, mida nii-öelda siis soovitan vaadata lihtsalt seda ennem, kui see maha võetakse ja ma arvan ja ma loodan, et sügisel ikkagi Kuuurija saade tuleb, sellepärast, et kui ma seda saadet eile vaatasin, siis ma mõtlesin, et see ei ole mitte ainult selle hooaja viimane, vaid see on üldse võib-olla viimane Kuuurija saade. Väga julge saade. Või siis teine asi on see, et Eesti rahvas nagu nii magab, kõigil on nagu nii ükskõik, loevad selle raamatu ära, vaatavad selle saate ära ja lõpuks magavad ikkagi edasi. Ega ma ka täpselt ei tea. Aga igal juhul ei imesta ma enam mitte kui midagi.
kui sulle meeldis see saade ja sa arvad, et võiks selliseid saateid veel teha, siis palun kirjuta siia alla kommentaar, et võiks veel teha, kirjuta siia alla kommentaar, mida sa arvad sellest saatest, kirjuta, mis sulle meeldis, mis ei meeldinud, pane like, jaga seda ja kindlasti ka pane subscribe sellele kanalile, sellepärast, et mida rohkem inimesi subscribe ib, seda rohkem see vajalik info edasi levib. Ja kui sa tunned, et sa tahaksid toetada seda saadet, kui sa tunned, et see saade on väga hästi tehtud ja kõik need podcastid asjad on väga hästi tehtud ja kui sa tunned, et sul ei ole kahju sellest, et toetada, et need asjad edasi toimuksid, siis sinu panus loeb väga palju. Tule VIP-liikmeks, tule toeta, tule anna oma arvamus, tule näita, et sinu jaoks on oluline see, mida me teeme ja teeme seda kõike koos. Kohtume juba järgmises osas ja kohtume kõikide teiega juba VIP-liikmetega VIP-kogukonnas. Järgmise korrani!